tervitused siit Taimaalt Koh-Chang rannast. Me oleme siin, seda nimetatakse valge liivarannaks, White Sand Beach, ja me oleme siin veetnud juba... Mina ei mäleta, kui kaua me siin olnud oleme. Ja, Mul kaob ajataju ruttu ära. Kuskil nädal aega. Ja oleme nautinud soojust, päikest, ookeanit ja päikeseloojanguid. Et siin on imelised päikeseloojangud. Ja Taimaa rannad on parimad. Aga Bali on ka üks väga imeline koht. Ja meie sõidame ise juba järgmisel nädalal Balile, et ette valmistada meie retriite. Et meie esimene retriit on tulemas juba peagi, 4.–9. veebruar. Aga mis Bella see aasta teistmoodi on? Mille poolest on see Bali retriit eriline? No eks need retriidid on tegelikult iga kord erinevad, sest ka meie oleme ju hoopis teistsuguses kohas. Ja need retriidid väga hästi peegeldavad meie enda kasvamist. Me tajume, kuidas kvaliteet aasta-aastalt muutub. Me läheme aina sügavamaks. Samas me püüame säilitada ka sellist mängulisust, et äratada üles ka see sisemine laps sinus, mis tahab ennast väljendada, tahab välja elada. Ma arvan, et ma jäin su küsimusele mõtlema ja ma arvan, et retriidid on selles kohast väga unikaalsed, et alati me teeme seal, ütleme, praktikaid, aga mis selle teeb unikaalseks on suur osa retriitides moodustab ka kehatöö, massaažid ja võib-olla see ongi see, mis eristab meid teistest tantristlikest retriitidest, et me kirg ongi kõike kogeda läbi iseenda keha ja me oleme aru saanud, et see ongi see viis, kuidas maailmaga suhestuda, kuidas leida neid vastuseid iseenda seest ja läbi iseenda keha tunnetuse ja kehamassaažid avavadki siis sinu seda nii-öelda teadlikkus, sinu rahulolu, sinu võimalus kogeda seda maailma ja me peame seda kehatööd, massaaže üheks väga oluliseks osaks meie retriitidel. Täpselt nii, et äratada üles keha teadvus, intelligentsus. Selleks on vaja sul saavutada kehaga selline kontakt, et sina kuuled keha ja tajud paremini, mis sinu kehas toimub. Siis sa hakkad saama sealt vastuseid. Ja sealt leiad sa üles ka ühenduse oma rõõmuga. Ja sealt tekib see elu kvaliteet, mis aitab sul nautida igat päeva hetke. Mitte ainult siin ideaalses paradiisi rannas, vaid ka tagasi oma rutiini juures olles. Korraga sa oled rohkem oma kehas kohal, tajud, mis sinu kehas toimub, hingad teadlikult ja tood rohkem teadlikkust oma igapäeva rutiini. Ja kuidas siis seda teha? Me oleme oma retriidid üles ehitanud selliselt, et kõik need praktikad tegelikult valmistavad meid oma kehasse laskuma, oma sisemaailma läbi kehatunnetuse kogema ja igal päeval me liigume sammuke võrra edasi sügavamale iseenda sisse läbi nende kehatööde. Ja need praktikad siis aitavad sul mõista, et mida sa sellel hetkel praegu vajad või kus kohas sa oled või kuidas üldse ühendus sul iseenda kehaga, iseenda hingega on, iseenda suhestumine maailmaga, et sellele võib läheneda väga mitme tahu alt, väga mitme nurga alt ja me jõuame selle essentsini, et kuidas siis olla selles elus siin õnnelik, rahulolus, omada õnnelikke suhteid oma lähedastega, oma kallimaga, nautida seda elu ja olla võimalikult vitaalne, elujõuline, särav ja avatud selle maailmale. Et see on võib-olla üks meie soov aidata ja koos teiega minna sellele rännakule ja tõesti nagu avaneda, nii kui imeline näiteks Pojengi õis, puhkeda õide ja just nagu Igor ütles, et hoida seda tunnet endas. Õpetame ka seda, et kuidas siis kui retriidilt ära minna, et kuidas siis seda kõike endasse võtta ja seda säilitada. Ja praegu sa võid mõelda oma ette, et
milleks mul vaja selleks siis nii kallist reisi ette võtta ja sõita kuhugi teisele poole maakera. Ma võin sama hästi minna mõnele kohalikule nädalavahetuse retriidile ja saan sealt kogu selle kogemuse kätte. Aga ma ütlen sulle, et see keskkonnavahetus ja see keskkond, mida sa saad siin Balil olles, on niivõrd rikastav ja niivõrd mahlane, et see jääb sinuga alles sinu elu lõpuni. See mälestus jääb sinusse, sa integreerid selle oma kehasse, sa kehastud selleks. Ja paljud inimesed on meie käest küsinud, et no aga see Bali on nii ülerahvastatud ja et seal on palju prügi ja et see ei kutsu mind. Ja me teame ka sellist Balit, aga selle retriidi koha me olemegi valinud täpselt sellise, mis oleks eemal sellest kärarikkast, turismirohkest inimsummast ning kus olekski see puhas, ehe Bali loodus. Jah, ma võin öelda, et seda on veel Balile, et retriidikeskus on kärarikkas kohast eemal, ta on džungli kõrval, ritsikad, ööhääled, džunglihääled on meid igapäevaselt saatmas. Samas on ta mõnusalt värske see koht, natukene võib-olla külmema õhuga, kui on näiteks Ubudi kandis, et me jaksaksime neid praktikaid ja massaaže ka teha. Ja see õhk on ülivärske ja mõnus ja need pungalod, kus me ööbime, on ka looduslikest materjalidest, avarad, Bali stiilis ja me saame ujuda ka veel värske allikaveega basseinis, nii et mis su hing ja su keha veel sooviks, kui kõike seda kogeda. Minu keha sooviks veel sinna juurde palju eksootilisi puuvilju. Ja ma usun, et neid me saame ka. Ja neid me alati eraldi räägime kohaliku hosti ja kokaga läbi, et meil oleks iga päev erinev eksootiliste puuviljade valik. Et me tahame kehale pakkuda maksimaalselt sellist luksuslikku paitust, et me saaksime tunda ennast kuningatena seal. Ja kuningannadena. Ja eriti oodatud sellele retriidile, mis toimub 4.–9. veebruar 2025, on kõik naised. Ime küll, aga hetkel on meil meeste ülekaal. Nii et kõik armsad jumalannad, kirjutage meile ja tulge meie retriidile, et saada see jumalik tasakaal meeste ja naiste vahel. Nii et ootame teid Balile. Juba varsti algab meie esimene retriit, tantramassaaži retriit ja me kohtume teiega juba seal. Loodetavasti kohtume. Olge terved!